Vihane, tead vihane, isa minu peale vihane. Vihane, tead vihane, isa minu peale vihane. Trallalallalla, trallalallalla. Kolmapäeva õhtuti mul seisab passis eestlane. Kolmapäeva õhtuti mul seisab passis eestlane. Trallalallalla, trallalallalla. Täpselt sama lugu on naabrimehe passiga. Täpselt sama lugu on naabrimehe kassiga, kes mängib õues passiga, kes mängib õues passiga. Lugemurid kordid teevad tööd. Nüüd võiks öelda, et on 1. aprill kätte saabunud, aga tegelikult on see, oleks ju valetamine, sest et teine on. Aga me võiks teha nalja ja öelda niimoodi, et oleks 1. aprill, see on nagu niisugune hüpernali. Tegelikult on kell saanud täpselt kink ja klamber ja mis Saga stuudios see on, ongi kink ja klamber tulnud ja Margus on, number 3. Number 3 on jälle taas täna siin ja Lenkat täna ei ole, nii et Margus ongi täna kohal. Saab olema väga faktivale saade. Jah, faktimasin on faktivaene. Tegelikult enne saadet just vahetult ma ei lasknud sul rääkida, sa näitasid mulle kui tehnika huvilisele ühte uut asja, mis sa täna mis sa tahtsid sellega rääkida, räägi, mis sul on seal, näita meile kaugelt, kirjelda seda seadet. Ma ostsin ühe tehnoloogilise seadme. Nii. Ja eile minnes tehnoloogia poodi. Mis asi on tehnoloogia tehnoloogia-pood? Tehnika-pood. Ma mõtlesin, et sa mõtlesid tehnoloogia poe all seda Esso bensiinijaama. Ma läksin tehnikapoodi, oleks siis õigem öelda ja ma läksin visiooniga sinna ostmaks endale MP3 mängijat. Nii, millega muusikat kuulata? Millega tegelikult on idee selles, et tahaks hispaania keelt õppida. Päriselt? Jaa. Oho. Mul vahepeal oli tuutor ka, aga kuna kõik me teame, ma töötan nii usinalt ja mul vabupäevi väga ei ole, siis kahjuks ka tuutori jaoks ei ole väga palju aega. Kuidas ütled, et hispaania keeles sul pole vabupäevi? Ma ei ole nii kaugele jõudnud veel. Mida sa ütle midagi hispaania keeles? Mida sa oled tuutor õppida? Ola, see kõik. Ei, oota. Kaua sa oled käid 6 nädalat? See on habla espanjool. Oota, aga miks? Sa oota ära, millal ma vastan. No ma ootan. Ma jõudsin käia 2 korda. Mis ajal sa hakkasid käimas nagu 2012 lõpp? Ei, see oli alles hiljuti, see oli 3 nädal tagasi, 6 aega tagasi. Käisin 2 korda käisin kohal, nii. Ja kas esimene kord õppisite hoo ja teine oli laav? Tead, kuidas esimene kord oli? Esimene kord me saime kokku ja me rääkisime üksteisest, mis meid on siia toonud ja... Kas te tegite seda mängu, kus kõik ümberringi, kõik ümber lauan see oli üks ühele. Me mängisime neid jäämurdmismänge. Icebreakerid mängisime. Selge. Aga jutu mõte oli jah see, et ma läksin sinna tehnikapoodi siis ja olles ise tegelikult väga tugev tehnikas selles valdkonnas. Et autod ja tehnoloogia, tehnika... See on sinu ala puhas. See on puhtalt minu ala. Et siis teadsin, mille järgi ma sinna läksin ja nägin... Ja tulid tagasi õige asjaga. Nägin seda vidinat seal. Ja ütlesid, see on mulle. Samas ma nägin ka neid uuemaid õunaprodukte. Aga siis ma sain aru, et me peame siiski, kuskil on latt, on ju. Põletada võib ka, ütleme, no-frillsi neid reklaamlipikuid, mitte raha, eks on ju. Just, et ma otsustasin, et kui ma tahan endale alla laadida ühe audiobooki hispaania keeles ja samal ajal, kui ma olen Ontario number 1 Vacuumologist ja mul on klapid peas. See Vacuumologist? Just, see on teadus. See on teadus. See on teadus. Vacuumologist. Ma saan aru, Eesti keeles on see vakuumoloogia. Kuidas see hispaania keeles on? Sinna ma ei ole jõudnud. No see on... Aga ma olen ka selle teadus üks nagu esiisa. Ühesõnaga, see on huvitav nimega asi, on Hip Street on selle nimi. Hip Street, just. See on selline hibidi-hobidi. Hibidi-hobidi. Ja sa said selle 20 daalaga, jah? Ma sain 20 daala ja ma ostsin 4 gigabaidine. Kuna mul oli kõht seal letis natuke tühi, siis nad on pannud šokolaadid sinna ja ma ostsin ühe šokolaadiga. Nii et läks 23 millegi. Ühesõnaga, aga paneme paika võib-olla mingisuguse eesmärgi. Selles mõttes, et täna on meil 2. aprill ja sa võiksid tulla siis teha näiteks, ütleme,
me võiksime teha ühe saate, nii et sa transleerid selle laivis nagu meie keelest siis nagu oma keelde, ehk siis nagu hispaania keelde. Et kui meie alustame saadet, ütleme, et tere, eetris on King ja Klamber, sina ütled, et hola, esetros, Kinkos Klamberos. Muchachos, hola muchachos, Kinkas, Tambetas. Klamberas. Nagu Banderaski natukene juba. Ja siis tõmbad sinna vahele näiteks natuke mõne riffi, ütleme, kidrat ja läheb saade lahti. Me võiksime selle ära teha natuke Hispaania gitarri. Jah, Miks mitte? Ja võiks teha näiteks septembrikuus sellise saate. Me võiksime maha panna selle paika nagu selle asja, et nii nagu läheb. Selleks ajaks oled 4 korda võib-olla käinud seal juba. Ei, nüüd on visioon see, et ma olen nüüd rohkem ise õppija. Et ma mis sa naera? Ma lihtsalt, miks ma naera, ma kohe põhjena, ma naera sinu üle. Ma lihtsalt näen väga sarnast patternit. Võtsin nii isiklikult kohe. Ma lihtsalt näen väga sarnast patternit enda nagu, ütleme, trennis käimisel. On sama lugu, et ma läksin sinna 6 aega tagasi, ma olen käinud seal 2 korda, on ju, ja nüüd ma olen ise õppija. Mul on täpselt sama asi. Ma saan aru, kus kohas sa nagu tuled, et nagu selles mõttes, ma jagan su mõtteviisi väga üheselt. Ma ei kritiseeri. Just ei, ma tänan. Ja nagu mul näha on, see on väga hästi. Sul läheb trennis hästi. Raadiokuulja kahjuks ei näe, aga mina võin kinnitada, et läheb trennis hästi. Ma hea meelega tegelikult käiks tuutori juures edasi, aga mulle lõppkokkuvõttes oli selline pühapäevane päev, kus mulle sobis, aga ta ei olnud nõus sellega. Ja tööpäevadel lihtsalt need ajad ei klappinud ja siis ma otsustasin, et tuleb hakata ikkagi ise õppima. Tavaline värk, eks ole, selles mõttes nagu tavaliselt asjad lähevad. Nagu tööinimestel see asi lähebki niimoodi. Just, et tööl sa ka õpid tegelikult, et sa õpid elu kestvalt pidevalt. Mis asi see oli? Vokomologist? Mis asi see oli? Vakimologist. Okei. Ja samas, kui meil on eestikeelne saade, siis me võime ikkagi öelda vakumoloogia. Aga äkki me hakkamegi siin kutsuma siis vakumoloogiks. Et nagu stuudios King, Klamber ja vakumoloog. Aga vaata samas, mida vanemaks sa elus saad, on ju, sul elus tekib neid rolle üha rohkem juurde, et sul on vakumoloog, on ju, see on sinu nagu töö praegune minu siis, vabandust. Siis mul on siin sõbra roll, mul on venna roll, poja roll, tulevikus ehk ka isa roll. Et neid rolle on sul elus. Tundub, et on väga kirjuks läinud see. Sul on kodaniku roll ja nii edasi. Aga nagu äkki me panemegi, nagu, kuidas sa suhtuksid iseenesest sellesse hüüdnimesse Vaku? Vaku? Nagu lühidalt, nagu King, Klamber, Vaku. Mul on hüüdnimi. Ma lihtsalt mõtlen, kui ma panen pealkirja, nagu saate pealkirja nüüd homme nagu ülesse, siis kuidas ma panen, et saates on Vaku või panen ma nagu vakumoloogis? Vaata, kunagi mind kooli ajal kutsuti vist, mõned klassiad kutsusid Makuks. Et kas nüüd ma olen kasvanud nagu Vakumoloogia või? Ma olen nüüd nagu Vakuks kasvanud. Jah, välja kasvanud, Makust välja kasvanud. Ikka lapsed kasvavad suureks. Ja saanud Vakuks. Just. Vaata, ei olegi üldse keeruline tegelikult see elu, ma ütlen. Ei ole. Ei, elu on nii keeruline, kui keeruliseks sa selle teed. Ma tahaks, alguses ma panin selle suurepärase seadme laadi. Väga hea, mul saigi akku tühja. Just, jah. Aga kui ma ta laadima panin, siis mul arvuti viskas siin ette kõik need asjad, mis sul seal peal on. Hoolast on asi kaugel. Hoolast on asi tõesti päris kaugel. Ma võin siiralt väita, sa ei leia sealt midagi ebasündsat. midagi hispaania keelset. Aga samas ma ei ole veel audiobooki jõudnud alla laadida, mul on plaanis. Ma eile ostsin. Üks asi korraga. Aga mis ta on jõudnud sinna peale panna? Ma leidsin mingisuguse asja ja tundub, et see on tegelikult mingisugune raamat, aga lihtsalt see nimi oli väga huvitav. See nimi on Let's Explore Diabetes with Owls. See on David Sedarise audiobook. Ma olen mõnda teostalt eelnevalt lugenud, see on üks väga humoorikas Selle midagi diabeedisega pistmist, siis ma saan aru tegelikult. Ma ei tea, ma ei ole kuulanud veel. Aga no prioriteedid on paigas, et kõigepealt ostad MP3 mänge ja siis laed alla audiobooki, mis ei ole üldse seotud sellega, miks ma MP3 mänge ostsin. Seepärast mul oli David Sedarise ja Kurt Vonnegoti raamatud arvutis olemas ja ma mõnikord magama minnes Kurt Vonnegotti olin kuulanud. Siis ma lihtsalt tõssin nad nagu. Ja natuke muusikat ka. Mida meil... Natuke mida Vako kuulab? Ta kuulab Elton Johni. Üks laul on Elton Johnilt Raketimees. Rocketman, jah. Eestikeelne saade. Raketimees, õige. Mis seal veel on? Kurt Vonnegutti on sul jah palju, aga... Kas seal on Frankie Ghost? Mis see on igapäevane menüü?
See on ansambel, Eesti punkansambel. On igapäevane menüü. Sellise see punkbändi nimi on Koer, ansambel Koer. Koera ma tean. Koer, muidugi need kõik artistid ja suured muusikud, et sellist ansamblit ei eksisteeri minu teadmist järgi enam. Aga selline üks album, mis on tõepoolest väga hea album. Koer ei olnud tegelikult vist ju punkbänd. No, selles mõttes, et neil on ikka mõned laulud nagu... No tegid igast huvitavat asja nagu. Varieerub. Aga rääkides sündsusest, millest räägib laul nimega Pihkupeks? Väga hea, see on väga hea. Ma tahtsin just selle sama punkbändi juures, siis mina ikkagi ütleks, et nad ikkagi just näpselt see laul Pihkupeks ja siis seal on laul nimega MBA, BMW, soovitan kõigil neid mõlemad laulu kuulata. Siis on üks laul, mis on väga hea laul, on Te olete värdjad. See on väga hea lugu. Ja selles mõttes, et need paar lugu nagu esindavad kindlasti sellel albumil rohkem sellist pungilist soundi. Jaa, aga et kuulaja ei arvaks Margusest... Koer ikka, muidugi. Ei arvaks Margusest, et on mingisugune madalalaubaline. Margus kuulab ka Pärti. Jaa, mulle... Mis see Pärt on? Arvo Pärt. Okei. Nii Genka sugulane. Jah. Ma tean küll, kes on Arvo Pärt. No selles A-rühmast, eks see? Jaa, see on see lühike on ju. Jaa, just. Sama kott. Nokamitsiga. Ei, see oli see, kes oli peavoelaga. Ahaa, jah, ma arvan, oma karjääri hiljemas osas oli ta peavoelaga. Ma ei ole nüüd nii loll ka, ma ikka tean küll, et see mees sai just Grammy, Seal oli küll Tõnu Kaljuste ja see koor said Grammy. Nemad esitasid Arvo teost ja siis see valiti nagu selle... No selles mõttes kaudselt sai tema, eks ole ka. Tema oli seotud sellega, ma teadsin seda, ega ma mingi loll. Ma olin kõik kultuurne ja haritud inimene, ega selline niimoodi. Keegi ei öelnudki, et sa ei teadnud. Aga kas sa oled lõpetanud oma selle review'ga? Ja ma juba unmountisin selle, nüüd ta lihtsalt laeb sellest, et ma kardan, et asi läheb käest ära. Midagi kirjutab, siin ei saagi minema, et esimesest kataloogi. aga üritus on tulemas siin. No. Ma tahan tegelikult kogu selle asja ette lugeda, sest see oli väga rõõmus tekst. Mis üritus? Hõissa kevad, hõissa aken basaar on pealkiri. See on ju see. Kas see on nagu üks lause? Ja siin on hõissa, kevad, hüüumärk, hõissa, aken, suurte tähtedega basaar, hüüumärk. Aken on vist mingi lühend. Jah, ma tahakski teada täpselt, mis siin sellega on. Ja ma tahaksin selle ette lugeda, sest et see on väga tore tekst. Ma tahaksin seda deklameerida. Teksti on siis kirjutanud... Teksti on meil kirjutanud... Kes meil teksti kirjutanud on? Mina ei ole. Tiia Remmi koor. Remmelkoor, kas on olemas? See on Tiia Remmelkoor. No nüüd on. Remmel. Siin on vahelt ära jäänud alt. Vaata, kui sa vaatad seda artiklit, siin on kirjas ilusti kohvik, Tiia Remmelkoor ja all on 2 space'i vahel ja on kirjutatud Remmelkoor. Aga see selleks, ma loen teile ilusa teksti nüüd. Võtke siis nüüd kuulake siis, kui... See ei ole mingi mõnitamine, nagu päriselt, see on lihtsalt tore tekst. Mul lihtsalt hakkas ta silma. Nii. Terve vald tuleb varsti kokku, seltskond kokku kutsutud. Oota, kas see esimene asi oli jälle üks lause? See on tuljak. Ja see on tuljak. Külalisi, sulgudes ostjaid, igat sorti, abilisi, muidugi ka kutsutud. Aga mulle meeldib riim. Kutsutud, riimub väga hästi sõnaga kutsutud. Aga kas me olemegi praegult on huvitavalt tuljaku tekst võetud ja natuke omapoolset vürtsi? Vürtsi lisatud, eks ole, see touch on sees. Ma lähen siit edasi nüüd sujuvalt. Mis on selle üritusega väga hästi kooskõlas? Uskuge või mitte, akenbasaar on sama tore kui 3-päevane Kihnu pulm, ainult veidi lühem. Ta on koht, kus toredaid oste leida, sõpradega kohvikus vestelda ja küpsetise müügilauast midagi koju kaasa viia, et kodus edasi maiustada. Ei, südantsõendav tekst. Kuupäev 10. mai 2014 kell 8-1. Nii et see hakkab hommikul 8-1 päeval. Vastupidi oleks imelik. Siin oli muidugi kirjas. Ma ei ole sellist asja kunagi näinud. Alati kas AM või PM või peale lõunat mingi PL või midagi sihukest. Siin oli 8-1. Asukoht Vana Andrese kirik. Karton ja Jarvis tänavate nurgal. Müügipind, mis täis väga mitmekesist kvaliteetset kraami, asub esimesel korrusel. Kohvik ja küpsetiste müük toimub teisel korrusel ja muidugi Lucky Draw korvipiletite müük, mis on juba käigus.
aga et toredat kraami saaks osta, peab ennem suur hulk lahked inimesi seda annetama. Nüüd jõuame pointini alles. Pidu juba käib, müük käib, aga pole asju veel. Ja tragid akeni naised või mehed selle kirikusse tassima. Siis enne müügipäeva peavad tragid akeni naised või mehed, millega just on mehed alati sulgudes. Miks võiks olla mehed ja siis naised sulgudes? Miks see võiks olla võrdselt, et kõigepealt on nagu naised sulgudes? Kipun arvama, et seal ei ole eriti mehi. Oota, aga miks üldse sulgu? Aken on siiski mingi lühend, eks ju? Ma ei ole veel aru saanud. Sest et akeni. Ma ei ole veel aru saanud. Oota, me kohe jõuame mina selleni. Mina tahtsin öelda, et miks sa akeni ütled, akna peaks ütlema. Akna mehed ja naised. Nagu aken, aga see on akeni. Kraami üles seadma. Rääkimata sellest kraamist, mis pandi juba keldrisse ning mida tuleb kiriku keldri treppidest uuesti üles tassida. Kraami vastuvõtmise päevad kirikus on kolmapäeval 7. mai kell 1-8 ja neljapäeval 8. mai kell 1-8. Loomulikult aitame teil kraami kirikusse sisse tuua. Mis kraamist kogu jutt käib? Mingi kraami müük läheb lahti sellest. Tegelikult mina olen kuskil näinud seda postrit siis nii-öelda. Kus on siis, ongi öeldud täpsemalt, et mida siis need korraldajad ootavad inimestelt annetuste näol. Jaa, mul on see nimekiri siin. Just avasin. Siin on nüüd kirjas, et mida see annetada, köögi, majapidamistarbeid, lampe. Klaasi, portselani, kristalli, miks mitte kulda juba siis, dekoratiivseid esemeid, collectibles ja vintage. Oho, collectibles. Ehtid käekellasid, vahalt, aksessuaare, näiteks peakatteid, salle kindaid, käekotti ja nii edasi, kunsti, muusikariistu, DVD-sid, CD-sid, kõiksuguusi disaineresemeid, näiteks riideid, jalanõusid, personal care esemeid, ma ei tea, mis seal on siis nagu... Seebid ja šampoonid. Piletid ja asjad. Kontoritarbed, kohvreid, riidekangaid, käsitöömaterjali, Lõnga. Igasugust eestipäraseid esemeid, uuemat Eesti kirjandust. Mul on palju lõnga, kus juures. Mul on ka lõnga üleküllus täielik juba. Ja uuemat vanamat Eesti kirjandust ei taheta järelikult. Mul on üks 1626. aastat üks eestikeelne matemaatikaõpik, ma seda ei vii siis sinna. Ja küpsetisi kohviku jaoks loomulikult. Ma saan aru, et tegelikult seal ongi ainult nagu pind ja isegi kohviku jaoks küpsetised ja kõik asjad, mis seal müüakse, tuleb ise kohale tuua. Jube hästi organiseeritud üritus. Mulle meeldivad üks üritused. Aga samas sellel üritusel on ikkagi ju selline südamlikum, soojem eesmärk. Selle Aken Bazaari eesmärk on ju toetada... Akent? Siin ei ole kirjalikult alustame nüüd sellest, nagu me peame jõudma ikkagi tuumani, et selle ürituse ju eesmärk peab olema kedagi toetada, seal on mingi selline südamlik üllas eesmärk, aga keda siis? Mul tekkis küsimus, mul on info-august. Palun, info-aug. Siin on meil juba 24. basaar, aga kui kellelgi on ikka veel küsimusi, vastame nendele meelsasti. Ellen Leivat, telefoninumber, meiliaadress, Maaja Matso, telefoninumber, meiliaadress ja kohvik. Aga kas telefoniaadress? Aga kas seal artiklis ei ole siis mulle kui lugejale? Mina ei tea, mis asi on Aken. See on ju... Vaata, mille pärast ma seda tahtsin lugeda oli see, et esiteks kahel põhjusel. Jätame kohe välja see, ma ei taha mõnitada kedagi. Miks ma seda räägin? Eriti on see, kui sa seda kohe mainid. Ära pointin nagu. Et mulle meeldis see tekst, et on lõbusalt kirjutatud tekst on ju. Aga siin on sama probleem, mille vastu me põrkasime mõned saated tagasi Klenki Iepiga. Mis asi on Aken? Ja miks on Akeni? Nagu, mis toimub nagu? Kuidas mina saan teada, mis asi on Akeni? Mina tean seda, et olles lühiaega siin Kanadas Torontos aega veetnud, olen ma Eestimaja kohvikus teatud paikades kuulnud ühe kõrvaga natuke. Et minu arust on tegemist üritusega, kus inimesed toovadki oma vanad asjad, mitte vanad, väga heas korras, mida nad ise enam ei kasuta. Ja annetavad ja see hoiab meie loodus samas on ja et see on taaskasutus kõik ja siis teised ostavad ja samas seal on ka mingi, et selle summa eest siis Aken Bazaar selline nad on toetanud teatud mingeid organisatsiooni, mingeid ühinguid aga vaata minu info aga mis Aken on siis? Nad toovad kõiki neid asju äkki me võime öelda see on nagu
see on nagu sa paned omal kodus, sa paned aknad oma kodu ümber, et päike saaks paista sinu akendest sisse ja saaks see soojus. See on mingi metafooriline aken. See on see, mida sa Hispaania keeles tunnis õppid või? No seda me õppisimegi. Akenbasaar. Aga nagu probleem ongi nüüd siis selles, et kui sa ei tööta nagu Eestimaja kohvikus on ju, ja kui sa ei ole Akenbasaari peakorraldaja, siis sina ei tea, mis siis aken on. Ma arvan, et kohalikud ikka teavad, mis see on. Aga miks mina ei või teada? Siin teid aheta akenisse. Ma lähen koju ja mõtlen klenk, jepp ja aken ja ma olen täiesti endast väljas, mind ei võeta ühiskonda sisse siin. Aga kas sa oled mõelnud selle peale, äkki see on kõik nagu ennetatud, et sina ei tea. Nii peaks olema. Ma ei taha midagi öelda, aga ei, see on tore üritus. Mul tegelikult on küll küsimus, aga äkki peaks kellegile meili saatma siit samast laivist kohe küsima, mis asi on aken? Ma üritan kusagilt üles leida seda, aga ma ei tea. Ei olegi või? Ma ei suuda mitte midagi üles leida. Ma kirjutaksin Ellen Leivatile või Maajale või Tiiale. Võib-olla see asi on helista kohvikusse. Laivis. Peaks helistama kohvikusse. Aga ma helistangi kuule selle Tiiale väkki. Helista minu telefoniga, mul on palju parem see heli. Vaata, kus nüüd tuli mölisema. Ei, ma lihtsalt nagu ütlen. Ära, ma ei tule sind mõnitama. Aga minul on palju varem telefon. Kelle ma helistan? Lihtsalt kuulda on parem. Palun. Kellele ma helistan? Ükskõik kellele. Kas sa panid juba hääle peale või? Ei, sa hiljem vajutama. Ma helistan, kellega, kas te teate, kes on Maaja või Tiia? Ei, aga saame kohe teada. Ma helistan siis Maajale. Jah. 416, meil on küsimus ju. On. 691. Aga kas sa panid küsimused kirja? Ja mul on ainult üks küsimus, mis asi see aken on? 19. Nii, speaker. Ma ütlen selle panemal seda üles. Hallo, tere! Mina olen Tambet helistan ja ma lugesin seda Eesti Elus seda artiklit selle Akenbasaari kohta. Ja mul on küsimus. Mul on selline küsimus, et mis see aken tähendab? Ma ei leia seda lühendit kuskilt siit lahti seletada. Akadeemilised Kanada Eesti naised. Akadeemilised Kanada Eesti naised, vot sulle. Sellepärast on mehed ka sulgudes. Ma tõesti olin segaduses, ma tahtsingi lihtsalt teada ja ma leidsin teie numbri siit, aga suur tänu. Palun. Aitäh, nägemist. Vaata, kui tore. Näed, olete tähele pannud, et ma oskan ka viisakalt rääkida telefoni teel. Just. Ma ei ole mingi nõme mees. Ja sa ei mõnitanud isegi. Ma ei mõnitanud, ma tahtsingi teada, mis see laken. Nii, akadeemilised Eesti naised. Ja sellepärast on ka mehed sulgudes. Jah. Aga miks siis üldse mehed on? Aga miks ei peaks olema akadeemilisi Eesti mehi siis? Kindlasti. See ei oleks hea lühend. See oleks Akem. Lähme Akemile. See kuidas hakkad käändama Akmi. Akni, nad käändavad nagu akne juba. Nagu akne. See tundub selline. Üritus akne. See ei müüks väga hästi. Aga nüüd me vähemalt teame, muidugi selles mõttes, miks ma hakkasingi rääkimast lühendist. Eelmine kord, kui meil oli see klenkiepi probleem, me seletasime ära, kuidas tegelikult käib näiteks pressiteadete või asjade koost, sina peaks teadma seda. See on nagu, seal on kindel asi, täitsa alguses esimest korda kirjutatakse välja kas pealkirjas või esimeses lõigus see lühend täispikalt. Ja siis edaspidi kasutatakse lühendit juba sulgudes. Või nagu see on nagu valikuliselt, aga tavaliselt kirjutatakse koheselt välja täispikkuses. On mul õigus? Sul on õigus. Aga ma räägin. Ma olen 100% sinuga nõus, aga see võib muidugi olla, et vaata palju kogukonna inimesed ja kohalikud eestlased, kõik nende jaoks on see nagu emapiimaga kaasa antud, et aken on. Nad sünnisid ja aken juba eksisteeris. Meie oleme need 3 rumalat, kes tulevad mingi kolmapäeval istuvad kokku jälle. Vaatavad neid erinevaid termineid. Nende jaoks see kõik on emapiimaga kaasa, meie oleme need tobud, kes siis aru sellest. Aga no selge, see on vähemalt selgeks tehtud. Tegelikult mul on veel täna paar sellist huvitavamat asja, mis ma tahtsin inimestele rääkida. Tõsiselt, võtame selle akna asja kokku praegu. Aknaga oli, mis selle aknaga oli nüüd siis? Aken on 10. mail.
kella 8-st kuni kella 1-ni päeval, 8 hommiku hakkab. Enne seda saate igast nänni viia sinna, kõik oma kuld, hõbeehted, maalid, uut eesti kirjandust, vanat ärge viige, kõike, mis on üle. Viige sinna ja akadeemilised eesti naised müüvad selle kõik maha ja panevad aga selle raha kuhugi. Ma ikka ei saa aru, kuidas tegelikult Nad ei pane seda raha kuhugi niisama. Me just rääkisime sellest. Ma ütlesingi, et nad panevad selle raha kuhugi. Ma tõin sulle selle metafoori, et päike tuleb aknast sisse, hakkavad tänu sellele üritusele hakkab mõnes kohas päike palju selgemalt. Kas teil läheb praidimaks? Ei läheb praidimaks. Selles mõttes, nad toovad rõõmu, tead, ma ei tea kuhu, aga või kellele. Mu informatsioon on puudulik, aga ma usun neist akadeemilist. Et maailm saab olema parem koht peale seda, kui naised midagi teevad, siis maailm muutub alati paremaks. Kui mehed midagi teevad, siis ajalugu on näidanud, et mehed peaksid olema sulgudes elamus ajal. Just, parem on, kui need üldse ei ole. Igaks juhuks. Lihtsam on panna mehed veel, teed selle väikse tärniga ja siis all riba peal on see selgitus juures, mis see tärn tähendab. Või see number 1 näiteks. Või sa peaksid luubiga lugema. Sa ei näe seda. Ka mehed on oodatud või midagi sellist. Tegelikult on huvitavad asjad veel, kes tahab minna, üks töö on pakkuda Tartu kolledžis. Helimees. Ei. See oli Eesti Majas. Tartu kolledžis otsib endale assistant, kas Kanadas öeldakse director, on ju? Ja USAs öeldakse director. Ma ei tea, mis. Director, no. Assistant director of archives. Mis see otsib Tartu kolledž? Jaa. Või on see VEMU? To Museum of Estonians Abroad. VEMU? On VEMU või? VEMU, jah. Ma eeldan, jah. Ja salari on siis miinimum 37 000 mis asja sa räägid? Mingi tööpostitus? Tööpostitus. Ja kus kohas sa sellise postituse leidsid? Jobbank. Guugeldasin, et Jobbank tuli. Lihtsalt otsisid nagu Eesti töid? Ei, ma otsisin Toronto seda kuradi kolledžit. Okay. Ja leidsin siukse asja. Ja Tartu kolledž, language is English. Aha. Education peab olema completion of university. Okay. Experience peab olema 2 years to less than 3 years. Kus experience, milline? 2 aastat või vähem kui 3 aastat. Mis valdkonnas siis? Ei ole kirjas. Arhivaarina? Ma ei tea. Bibliograafina? Ei ole kirjas. Staff responsibility on 1-20, jälle sa kamandad mingit tüüpe seal. Ühte meest. Ühte 1-2. Ja budgetary responsibility on kuni $100,000. Suudad sa selliste responsibility't peale võtta, Margus? Ja sa pead töötama libraries, arhiivides ja muuseumis. Samas ma tajun, et raamatukogusid ma armastan. Ma olen kasvanud rahvusraamatukogus, Eesti rahvusraamatukogus. Räägib mulle mees, kes on tõmmanud need mitte e-raamatud, vaid need audioraamatut. Vaata, siin ongi see, et ma hoian seda balansis, et ma siiski ju... Kas sa loed ka päris raamatuid? Loomulikult, ma näiteks alustasin sellist, ma sain ühe väga toreda hea inimese käest laenasin raamatu nimega George Orwell 1984, mille ma olen jõudnud 70 leheküljel. Ja ma võtsin see, vaata ma niimoodi ei alusta raamatut, et ma vaatan, et palju mul siin aega läheb nüüd, et vaata, kui on, vabandust väga, ma tahan, kas võin nüüd nagu... Anna minna. Sitt raamat. Ma väga vabandan, siis ma lihtsalt panen kinni, ma ei loe. Aga kust maalt sa otsustad, et raamat on sitt? Näiteks, ma toon näite sulle selline kirjanik, kes on kas Nobeli preemia veel võitnud, Alice Munro, ta on kohalik siin kirjanik, naisterahvas. Et ma jõudsin ta eluloo läbi lugeda või mis raamatu alguses on väga huvitav, väga põnev. Aga siis, kui ma jõudsin, seal oli esimene, see oli selline väikestest lugudest kokku pandud raamat, tema kirjutab lugudest. Ma jõudsin selle esimese loo läbi lugeda, siis ma sain aru, et on raamatud, mis on mul, on raamatud, mis on kellegile teisele. See oli see teine. Ja raamatud, mis on Nobeli preemia. Ja siis võib-olla me võimegi nüüd siin järeldus, kui selle peale mõelda.
minu see IQ level Sinu- ja intelligents Su ja level on teine. minu intellektuaallevel Jah. ei jõua Nobelini. Ma ei ole nii Nobel. vähemalt sa tunnistad endale seda, vaat see on hea asi. See on Jaa. suur samm juba tegelikult enese leidmise poole. Sa tead enda taset, mõistad, ei ole nagu ma esi korda, ma filosoofia õppejõud. Aga vaatame, siin Nobeli preemiat ei küsitud, ma võin muidugi veel läbi vaatame, ma leidsin specific skillsi ka üles. Okay. Plaanida tuleb, organiseerida, direktida ja kontrollida daily activities. Ma peaks ütlema, et see töökuulutus, need nõudmised, olles ise natuke androloogikat õppinud, mis on ka nii-öelda koolitusvaldkond ja tihtilugu ka üliõpilased, kes lõpetavad bakalaureuse, lähevad personalijuhtideks, või koolitusjuhtideks, kes tegelevad ka siis nii värbamisega ettevõtetes. Suuremates ettevõttes kutsutaksegi personalijuhtideks. Ja suuremates ettevõtetes on veel niimoodi kindlasti, et on personalijuht ja on koolitusjuht, et nad on kasvanud 2 erinevat valdkonda. Aga lihtsalt teinekord, kui ettevõttel ei ole väga palju raha, siis nad ühildavad selle 2 valdkonda. Aga mis mu jutu tuum on see, et väga üldine. Ma ei saa, et organiseerimine mida ja nagu natuke plaanida tuleb, organiseerida tuleb, direktida tuleb ja kontrollida päevaseid aktiviteete. Ja siis läheb edasi veel, developida tuleb. Arendada. Nii, promote and implement public relations and promotional programs. Perform duties of a librarian. Võib-olla see ongi see, et arhivistor, kurator. Arhivar. Üldiselt nähtavasti tegelikult inimene, kes on arhivar, kellel on taoline kogemus, talle ütlevad need rohkem kui mulle. Mina ei jookse rahvusraamatukogus lihtsalt riiulite vahel. Ja siin ongi, additional skills on veel recruit, train and supervise staff. Nii et tegelikult sa oledki põhimõtteliselt nagu mingi asjapulk lihtsalt, kes kamandab inimestel tööd teha. Ise pead käed puusas ja paned teetrist päevad. Selles mõttes, et see ei ole nüüd hea juhi see visioon, mis sa juhist lõid, see ei ole just see juht, et need töötajad, kes seal töötavad, et kindlasti neist saavad väga motiveeritud töötajad, kui üks vend lihtsalt käed puusas seisab ja istub ja möriseb ja mõnitab kogu aeg. Ma peaks kandideerima äkki. Sa sobiks sinna eest, jah? Saaks kohe seal nööre tõmmata. Samas sa saad ju natuke... ma ei saa. Security and safety on criminal record check. Sul on läbi. Mul on ka läbi. Mul ei ole seal midagi teha. Ma siia napilt sain. Nüüd on kõik läbi. Kui nüüd juba lähed, siis enam tagasi tule. Ei, keegi ei lase enam. Nii, working conditions ja füsikaalsed capability'd. Nii. Kas peavad füsikaalsed capability'd olema? Jaa, mis need on fast-paced environment. Ma olen küll Tartu kolledžis paar korda käinud ja ma ei kirjeldaks seda environmenti. Fast-paced. Võib-olla see ei ole Tartu kolledž, äkki muuseum on kiirem või library. Aga kas te olete raamatukogus käinud seal? Ei ole, see on nii kiire koht. Olen küll, aga väga ammu aega tagasi. Ta käis seal valgus ja aastaid tagasi. Work under pressure. Vee all peab töötama, 10 meetrit vee all. See on täpselt 10 atmosfääri. Tight deadlines. Väga peenikesed need liinid on seal. Siis on sitting. Sitting? Ma ei tea, siin ees ei ole sõnu, võib-olla babysitting. Sa pead istuma. Ma räägin, ongi üks jutt, sa lähed kohale, istud maha. Kõik. Väga kiire on kõik ümberringi, sa istud seal. Väikeste liinide vahel. Ei, ma kujutan ette, kuidas käib. Tegelikult sul on mask peas, sa 10 meetri sügavusel akvaariumis. Istud tooli peal ja ümberringi väga suur sagimine. Ja sina pead siis lihtsalt koordineerima seda sagimist. Aga vaata, see on huvitav, sest Tartu kolledži all on ju tegelikult metroo. Kus see veealune paik seal? Äkki sa oledki metroos? Või veel pole. Äkki see library liikuvas metroos, kus sa tead? Ja väikesed liinid, tegelikult metroo ju liigub väikeseid liini möödi. Vaata, kui hakkab tulema. Siin on üks asi veel, et attention to detail. Õige, metroo peab õigeks ajaks kohale tulema ära. Pead kinni hoidma ikkagi. Ma ei saagi, mul sealt lõpp. Ma arvan, et me läksime õiges liinis, sellepärast, et siin on järgmine punkt on kohe transportation, travel information. Ja ongi willing to travel. Nii et järelikult ongi metroos. olema valmis travelima, public transportation is available, tuleb kõik iseenesest, eks ole. Work location information, isegi väike riim on sees. Relocation costs not covered by employer.
nii et kui sa location'it teed, siis nagu oma viga. Ja ability to supervise 5 to 10 people, mis on väga imelik, sest üleval pool ma vaatasin staff responsibility 1,20, mis need 10 tükki siis teevad. Äkki sa juhendad seda 10 inimest, kes siis omakorda juhendavad veel oma 10. Igal ühel on veel oma inimene. Ja sinu all nagu staffi on 20, aga sa juhendad ainult 5-10. Aga just, mul assotsieerus kohe kaitseväes, kui minust sai noorem seersent ehk jaaülem, kus on mulle siis... oli vastutusrikas ülesanne juhtida siis 8-9 liikmelist meeskonda. Siis ju tegelikult mina kui jaoülem, kes oli noorem allohvitseri kursused läbinud ja sa juhtisid kogu seda jagu seal? No ma juhtisin ka jagu ja võib-olla teinekord mitut jagu me kursustel pidime lihtsalt. Et siis ajad olid sellised, et rasked ajad jõuavad raskeid otsuseid. See oli kõik masu ajal ka muidugi. No oli küll jah. Et siis mina jaoülema abile, võt selle tubli noormehe nime nüüd ei mäleta ainult. Ma andsin, kui meil oli metsalaagrid, ma andsin talle väga palju vastutust. Ma andsin talle palju vastutust. Kui sulle antakse... Sa läksid ise hüppesse 2 päevaks ja tema pidi kogu asja ära tegema. Mina istusin telgis, lugesin raamat. Margus. Ja nad läksid näiteks neid lahinguväljal neid tiibamisi. Nemad läksid 2 päevaks matkale. Ei, matkand ma tegin ikka kaasa, aga ma lihtsalt rakmeid nii täis ei pannud. Ma pidin 3 kuud kauem marssima. Assoo. Ja, aga jutu mõte oli see, just ongi see, et kui rühma nagu suhat inimest. Just, et vaata kui rühma ülem, nagu, kes on siis kaadrikaitseväelane, kellele Eesti riik maksab palka ja see on tema töö meid juhtida ja ta tuleb sinna telki ja küsib, et kurat Veiman, mida sa siin teed? Miks sa ei ole oma jaoga seal väljal, õppeväljal? Et te peaksite koordinaate määrama, kaevikud ka, mida iganes. Siis ma ütlen, härra Veebel, aga mõtle, kui meil on lahingolukord ja mind tabab kuul. Mis siis juhtub? Ja siis on jaoülema abi on ju, ta ei ole sellist nagu tõelist praktilist väljaõpet saanud, ta on lihtsalt teoreetiliselt seal klassitunnis kuulanud, siis ta kaotab pea kriisiolukord. Jaa, ma olen täitsa nõus. Ja Veebel ei tahtnud mind nädalavahetuseks veel koju lasta, aga ta lõpuks lasi. Aga kas mul mitte ei ole õigus? Ei, see on õige suund. Just, ja siin on samamoodi, et sa koolitadki mingid inimesed, kes suudavad ka hakata üha enam vastutust. Ja see on nagu püramiidiskeem põhimõtteliselt. Lõpuks kõik, kes sinu all töötavad, igaüks toob $1 sinu ülemisele tüübile, kes toob $10 oma ülemisele tüübile, kes toob $100 sulle. Mõtle, kus niimoodi see käibki. No meeskonnas võiks ja ütleme, see töö maksab ise enda eest. Ja lõpuks sa saadki niisama istuda. Ja lihtsalt loed raamatut seal. Ja saad veebili pikalt saada. No samas on vaata see, et meeskond võiks ikkagi olla sellel alusel, et me ei teeni üksteise pealt raha, me teeme seda selle ühise eesmärgi. Ennem kui me meeskonna loome ja me paneme ikkagi normid, me paneme eesmärgid paika. Et sina istud loed raamatut ja ülejäänud on metsas kõik. Aga ma ka selgitasin põhjalikult läbi, miks praegu jaoülem abi ja teinekord oli meil ka lahinguväljal probleemid, siis ta saatis näiteks ühe reamehe kutsu palun jaoülem, sest mõni noormees ehk võib-olla tankitõrrelva omanik Karl Gustavi mees ei allunud. Ütles, et mul on kõige raskem relv, et mina rohkem kaevikut ei kaeva. Ma pidin minema kohale, küsima, pidin koha, ma ei kaevanud. Mina olin oma kaevamised ära teid. Aga pidin minema kohale, vaatama talle lihtsalt siiralt silma ja küsima, mis probleem on. Kas me ei ole mitte sellest rääkinud, kui sa tahad probleeme, siis me võime neid sulle tekitada. Ühesõnaga paras maffia on see. Ei, aga jutu mõte oli ju tegelikult see, et minule koordineeritakse need ülesanded, mis te peate täitma. Ja sina koordineerid edasi, eks ole. Ja kui teie neid ei täida, siis mis minuga juhtub? Sina pead ise kaevama neid ööd. Siis peab mina kaevama, mina ei saa koju, see on väga halvasti. Aga kui mina ei saa ja minul tekivad probleemid, siis ega siis nad ei jää, et poisid, te minge nüüd nädalavahetusel puhkama. Me teeme koos neid asju, siis me kaevame koos ja pikalt. Ja mina ikkagi seisan raamat käes.
kuule, aga see on ikkagi delegeerimiseks tuleb, kõik nagu tuleb delegeerimisele taandub. No põhimõtteliselt on delegeerimine, aga sa ei saa ju ega selles mõttes, et hea juhi omadus, vaata kui me jõuame, minu silmis hea juhi omadus, et kaitseväes tänapäeva süsteem palju, vaadates oma kolleegi Jaoülemaid, paljud rakendasid sellist piitsaprääniku süsteemi, aga mina proovisin võtta ikkagi nagu subjekt alusel. Ehk me oleme rääksid igaühega läbi, eks ole, elasid temasse sisse. Tegelikult me oleme võrdväärsed partnerid, kes töötavad siis ühise meeskonna eesmärgi nimel. Kus sa nagu magasid ka koos nendega, et need paremini mõista? Vaata selles nagu mõttes, et loomadega, vaata, kauboid magavad hobustega koos. Tegelikult oli niimoodi, et ju ega kui sa oled metsalaagris, et kõige pikem metsalaager oligi Kevadtorm, et see kestab 3 nädalat, elad metsas, sa elad ju telgis kõik koos. Ja siis seal peabki olema niimoodi, et seal tehakse nii-öelda küttegraafik, kes ahju kütab, kes läheb postidele, et kes tuulutab, eks ole, seda bussuaisu seal suures telgis. Minu ülesanne oli paljuski teha need graafikud. No see on tõesti raske. Kas te tegite graafiku tegijatele? Ja samas ka ma andsin Jaoülema abile teinekord võimaluse graafikuid proovida teha. Proovida teha, see oli hästi öeldud. Just, aga see oli, seepärast, et ja muidugi minu ülesanne oli käia seal postidel teinekord ja vaadata, kas ikkagi me ei maga. Väga tähtis töö oli. Et me ei maga, me kaitsisime riiki ju. Me harjutasime, kuidas Eesti riiki kaitsta. Mitte telgis, postidel. Kurat, sa kuulad ka. Sorry, mul on kõik sassis. Oota, ma lähen siit edasi, siin ei ole veel sellega ole kogu see pull veel lõppenud. Essential skills. Oleks selge. Nii, reading text. Siin läheb juba osa läheb keeruliseks. Document use. Osad meist on juba ära langenud. Juba mul oli see kellaga seal ja nüüd on lugemine. Document use. Numerassi. Mis numerassi? Numerassi on üks nõuetest, essential skills, numerassi ja writing. Et sa oskad lugeda numbreid. Numbreid tead, kirjutada oskad dokumenti. Kas on ka mingi selline kindel skaala, et kuhu maani? Ma mingi kuskile ma ei tea. Kuna ei ole öeldud, siis ma arvan, et vähemalt 100 peab ikka oskama. Vähemalt. Communication. Kommunikatsioon. Sul mobiiltelefon on? On. Aga siis on emaili aadress. Linnuke. Working with others. Tolmuimega. Sa oled töötanud varemgi inimeste. Põhimõtteliselt sama asi, aga lihtsalt... Sama nagu sõjaväes põhimõtteliselt. Ära ütle sõjavägi, sest sõjavägi tähendab, siis on sõjaaeg. Kaitsevägi, praegu rahuaeg. Kaitsevägi. Problem solving. Good. Nii. Decision making. Excellent. Decision making. Ma kujutaksin ennast seal tööintervjuul ette, et... siis tuleb see küsimus, good. Järgmine küsimus, excellent. Communication skills, excellent. Critical thinking. Fabulous. Job task planning and organizing. Good. Good. Significant use of memory. Of memory? Jaa. Significant use of memory. Sul on significant. Sa mõtle ikka enda kui vastad. Significant. See on see, et tuumatnaad on. Täpselt, jah. Niimoodi peadki vastama seal. Et significant use of memory, seal kirjutad tuumatnaad on ja pröögad. Ja meil ei ole praegu sõjaaeg, meil on rahuaeg, aga selle ütled juurde. Finding information. Luuraja pead olema. Potentsiaalne KGB koht on siin avanemas. Meil oli luuraja ka. Computer use. Good. Continuous learning. Perfect. Noh, kõik on paigal. Lifelong, informal. Kogu aeg. Elukestev õppeja, ütled selle peale. Ja other information on veel very good language skills in Estonian. Oral writing and reading. Mis keeles? Oraalselt eesti keeles hakkab. Oraalselt. Ja verbaalselt. And very good knowledge of Estonian history and culture essential for job. Selge. Knowledge of InMagic DB and website editing also required. Mis asi? Korda? InMagic DB. InMagic databases ma pakun siis välja. Mis asi on InMagic? Sa tead seda või? Ei tea. See on mingi database'id, järelikult mingi library ja mingisugune see on mingi arhiivisüsteem. Ja how to apply on siis väga lihtne by email. Kuna sul on ju computer skills on excellent. Excellent email aadress. Sa peaksid isegi ütlema praegu, kuna sa käid hispaania keelde, excellento.
Excellento, just. Kuigi see oli küll itaalia keeles, aga mis siis? Kes see teab? Ja Tomato Tomato vahetame. Linda@tartukollets.ca on siis see, kuhu siis saata. Linda võtab vastu. Ja Linda on hästi vahva. By phone saab ka niimoodi, et kell 11 kuni 3:30 päeval võib helistada. Aga kas ma võiks midagi sellele kandideerijale soovitada? Vabalt, soovita ära. See kuulaja, kes kuuleb praegult ja näeb, et temast võiks saada see uus... Et vastus kõigile nendele punktidele perfect, just, ja ta vastas ja, good, excellent, fabulous, significant, et siis mina soovitaksin tegelikult mõelda siis kindlasti kõik uuesti läbi, me andsime mõned päris head soovitused. Ja, päris hea ülevaade praegu. Aga ära saada e-maili, mine kohale. Jah, ja siin on, kes läheb kohale, 310 Bloor Street West. Just, 310 Bloor Street West, trepist üles vasakule, see on office uks. Seal on ja kui ei leia office just üles, siis extension 224. Ja seal istub selline noor, tore naisterahvas nimega Agnes Laan ja ta suunab edasi. Kus on need telgid? Kuigi tegelikult kedagi ei oodata. Aga siiski, on kohvi kogu aeg tuleb, ütleme nii, siis eestlastel. Agnes teeb kohvi. Ja see postitati siis jaanuar 28 juba ja see on aktiivne kuni 15 juuni. Nii et on aega. On arvata on, et ütleme, seal on juuni alguses väga pikk järjekord juba ukse taga. Nii et minge oma asjadega siis sinna kandideerima. Peaks võib-olla iga kord meelde tuletama, kas kõik on ikka käinud. Ja peaks ja võib-olla järgmine kord ka, ma panen selle salvestan endale siia ära. Pane nõutidesse. Aga sellega võikski kokku võtta või? Kokkuvõtteks jääb selline mulje võttes arvesse kõik need nõuded ja vajadused selles tööpostituses ja arvestades sellega, et on selle Jobbankis. Võib arvatavasti kokku võtta, et see on kellegi taotlus LMO-le. Jaa, väga tõenäoliselt. Sest et siin on väga tõenäoliselt 30 tundi nädalas või kusjuures. Tundubki, et ta on selline LMO nagu potentsiaali. On LMO Mekk on mann. On küll, jah. Jah, aga siis palju õnne kõigile ja marss applyma. Just. Nüüd ruttu püksid jalga. Ärge tehke seda vemule kergeks. Applyge võimalikult palju esitage kaebuseid, kui teid tagasi lükatakse. Head aprillikuud teile kõigile siis. Aitäh. Kõike head.